Pohmellipäev, mul on pohmellipäev. Pohmellipäev, mul on pohmellipäev. Mattias Noriga pohmellipäev. Melline Petse podcast pohmellipäev. Ja. Hästi pikalt mõtlesin, et teen mingi yeah, baby we're back aga et nagu mingi laheda intro, et ei, 3 kuud on pausi olnud ja naaseme, aga kui neid pause tekib nii tihti, siis pole mõtet ühtegi hey baby we're back videot teha. Teate küll need formaadid, hey baby we're back, on ju. Rahva tungival soovil või siis tegelikult 2 inimese, kes kirjutasid ja ilmselgelt üks shoutout ühele kanakoti liikmele ka tulin siis rahva soovidele vastu ehk siis 3 inimesele ja tõmbame asja käima jälle ja ainult mina olen nii-öelda siis padukuulajate osa ja täpselt nagu vanasti. Ma arvan, et iga osa, mis ma olen teinud üksi viimase 2 või 3 aasta sees, ma olen alustanud täpselt sama sita jutuga, sest et kuldkala mälu on. Ja eks õige kunst mängibki korduste peale. Ma arvan, et see ongi ju nagu, et tahaks sama asja, aga veel. Sama asja, aga teistsugust. Nii et siin on sama asi, aga teistsugune. Tere, mina olen Maites Naan ja mul on pohmell. Ja veidi on isegi tead piinlik öelda, et ongi pohmell ja piinlik öelda, et ma vist olen nii ennast kui teid alt vedanud sellega, et ma jõin fucking kremantist ja punasest veinist ennast teile täis. Nagu, mis must saanud on? Nagu minusugune tüüp peaks jätkama seda, mis sa oled kogu aeg teinud, ei ole vaja eksperimenteerida mingisuguste pehmete jookidega, pikkade jookidega. Mõnusalt see snaiperkuul, pruun, kange algs sisse, see snaiprikuul selles mõttes, et see on see, mis lihtsalt murrab maha iga maksa. Ja lihtsalt läbi pauk, aga ei, nüüd on vaja mingit. Ma usu, kas ma avan selle mulli äkki või? Avan selle mulli meile või? Tahad sa ka või? Ei taha või? Pagan, siis ma pean terve pudeli ära jooma ju. Nii et selline teistmoodi. Pohmell on, aga samas näen ikkagi suht fresh välja. Nii et kui sa paned praegu Spotify'st, ma soovitan sul panna kindlalt YouTube'ist, sest muidu sa jääd lihtsalt ilma sellest näost. Mis siin siis vahepeal juhtunud on? Vaatasin üle, et mingisugune 3 kuud ja paar päeva lisaks 3 kuud või 3 kuud ja 1,5 nädalat on olnud see paus. Ja tegelikult ma ei teagi. Lihtsalt polnud viitsimist, kui teid üldse kotib see. Tegelikult teid ei koti see köögipool niikuinii, miks sa ei nüüd lähme nii. Vahepeal on juhtunud see. Mul oli üllatavalt hea tulemusega tuur, selles mõttes hea tulemusega, et naerdi enamus ajast. Stand-upi tuur. Hästi suur aitäh, kui sa käisid, isegi kui sa nurusid ennast listi tasuta. Siis thanks ikkagi. Jäin lihtsalt sellest piletirahast ilma ja ega sa ise ka ei paku ju seda. Aga ei, thanks, et tulid. Ja siis oli tuur, kohe pärast Rakvere viimast tuurishow'd läksime elukaaslasega Balile. Nagu Pädel on uus Eesti rahvusport, siis Bali on uus Eesti Saaremaa, Eesti rahvussaar. Siis tulime tagasi
paus ja siis elukaaslase vanemate ja perega ühine reis Ateenasse, mis oli pikalt ette book-itud, vist enne isegi seda baalit ja üldse mitte ühegi osaleja pihta mingit, aga lihtsalt kui ma jõudsin baalilt tagasi ja siis nägin kalendrit, et me mingi nädala pärast lähme uuele reisile või 2 nädala pärast. Mulle piisab ühest reisist aastas ja nagu maksimaalselt. Ma ei loe reisiks seda, kui on korraks käid kuskil mingil kontserdil teises linnas või riigis. See on siuke ütleme, et noh, need saavad. No kui nõme see oli. Türa küll. Nüüd mul tuleb meelde, siin ju ei saa midagi välja monteerida, sest ma ei viitsi ka ja siis kohe kui mingi esa okse ajupeer tuleb, siis et läheme sellega edasi. Nii. Sharp. Ole sharp. Nussi ära. Siis puhkus tagasi. Ja nüüd olengi olnud tagasi. Ehk siis kõik oli, mis see lahe väljend on, millele pole vist Eesti vastet. Overwhelming. Tuuri ajal nagu väga vedas, et ma selle ühe osa, jälle ma lähen sinna podcasti köögi poole pealt, see on nagu see DVD kommentaar podcastist, mida sa kuulad, aga sa saad DVD kommentaari sellest, kuidas kas pommellipäev ongi see nagu need rõvedad vastikud filmid sellest, kuidas filmi tehakse. Ja siis see podcast on, kuidas podcasti tehakse. Filmikoolis räägiti või panid tähele, et väga paljud esimesed skripti ideed tulevad inimestel sellest, kuidas on filmi teha ja mis jamad seal taga on. Kui keeruline. Näitlejat ei ole. Ta peab samal ajal saama rahastusega sealt. Aga samal ajal ta... Mis tüüpiline paralleel on? Aga samal ajal ta tütrel on päevad. Ja siis sa pead seal navigeerima. Kui keeruline on filmi teha. Kõik, iga inimese kuradi 3. või 4. stsenaarium on sellest, kui raske on filmi teha. Heiga perse. Vihkan südamest neid ise teen. Kui raske on podcasti teha, mul lihtsalt oli veidi overwhelming oli. Aga see juhtub vist iga asjaga, sena filmitegijad, saad oma essa filmi tehtud, see oli täielik šokk su jaoks, see kogemus ja siis ma teen sellest filmi, kuidas mul oli šokk sellest esimesest tegemisest. Stand-upis vist sama, kui sa jääd oma mulli kinni, vähemalt ma olen podcastidest kuulnud, et välismaa suured koomikud räägivad, miks nad proovivad kogu aeg mingisugune everyman olla, siis et muidu su elu on see, et sa oled lihtsalt käid hotellist hotelli, teed stand-upi ja siis sul kõik uued setid, mis sul tulevad või mõtted tulevad sellest, mis tunne on stand-upi teha või mis tunne on hakkasin Waldorfi hotellis, aga see on ju kool Astorias, et sa kuidas see Four Seasonsis minibaarist ei saa tellida liiga palju, sest et siis läheb arve liiga suureks ja sul on manager'iga mingid diilid ja siis see ongi su bitt. Aga jah, Waldorfi hotell. See on siuke, kus on, et kõik on mingi kindla süsteemiga tehtud hotell. Waldorfi hotell. Ma ju ajan sassi selle kooliga. Waldorf kool. Hotell. Waldorfi hotell on ka olemas ilmselgelt. Hotel de Waldorf. Waldorf Astoria. Four Seasons, ma hakkasin ütlema Astoria. Hilton, Waldorf Astoria Hotels and Resorts. Luxury Resorts. Ehk siis ma ei olnud tegelikult liiga way off. Waldorf Astoria. Sealt see kuskilt tuli, ma ei tea, kus see on mingisugusest popkultuuris vist mingi koht, mingite rikaste hotell vist, ma eeldan. 267 öö. Rikaste hotell.
aga ma tahtsin tegelikult nüüd näha, mis on see. Ei! Hoiame kõik true. Vaheküsma korra mõtlesin, kas hakkaks tegema üldse osasid laivis, mis läheb kohe üles, mul on vähem nussi pärast mingi postiga tegeleda, sest et ja kui ainult mingi thumbnail teha, laivis saad vaadata, ei, mulle ei meeldi. Juba ei meeldi, aga sa võid öelda, kui sulle väga meeldiks see mõte. Free Waldorf School in Tallinn. Peame silmas konkreetset noort klassi olukorda, toetame õpetuse ja kasvatuse ühtsust. Oleme nii rahvusvahelise kui ka Eesti Waldorf kogukonna aktiivne. Ja aga mis see on? Waldorfi kool ehk Steineri kool, ka Waldorf kool, Steiner kool on kool, kus jälgitakse Rudolf Steineri loodud Waldorfi pedagoogika. Lahe, äratuskel heliseb. Pedagoogika põhimõtted. Waldorfi pedagoogika põhimõtte Rudolf Steineri rajatud antroposoofial. Hoidke, loomulikult hoidke hästi lihtne kõik. Eestis on Waldorfi koolid rikkalikult tunnustatud erakoolid, mille kandjateks on mittetulundusühingud. Waldorfi koolide kõrval on ka Waldorfi lasteaiad ja ravipedagoogilised koolid. Maailmas oli 2000 ja vahetpara. Rudolf Steiner siis keegi hea, et vastuse sai. Tema meetodid. Ütle mulle meetod. Jaa. Sai selle tagasivaatega kätte. Lahe. Et kust ma siia jõudsin? See on ikka nii iseenda kuradi paroodia on see podcast juba. Tuur oli. Sodi. Stand-up tuur Sodi. Sellest ma võin küll rääkida, see ei ole per se podcastiga seotud ja kuna see oli mu esimene tuur, mida ma reaalselt vist kuradi 6 või 5 aastat tahtsin teha juba. Jumal tänatud, et varem ei teinud. Ma ei oleks üldse olnud valmis. Ja aga ma ütles, sa oled 12 aastat teinud stand-up. Seal on mingi alguses ma sügavalt vihkasin neid. Sügavalt vihkasin neid kuradi huumoriklubi kutte, kes nagu kellega end võrreldes nagu sain aru, et see, et ma olen nii-öelda alustasin, tegin esimese open mic'i 11 või 12 aastat tagasi, see ei tähenda, et ma olen tegelenud 11 või 12 aastat sellega. Ja oleks ma läinud pärast umbes, ma ei tea, nina vuntsi, et okei, see veits feilis, teeme oma tuuri otsa. Oleks veits vastu pead saanud. Aga ma 5 aastat läks aega, et saada see kuradi ego kätte, et saada esinemisi kätte. Ma ei teinud üldse teadlikult. Ma jälle paneme noortele inimestele südamele, hui noored kuulavad seda, aga paneks südamele seda, et sul ei pea olema mingit masterplaani. Ma saan aru, kui oled olnud 5 aastat täielikus augus ja mitte sittagi juhtud, ja võta märkmik välja, tee omale 5 aasta plaan ja hoia kinni sellest. Aga mul ei olnud mingit strateegiat, et ei, ma ei ole veel valmis tuuriks. Ma lihtsalt olen praegu mega tänulik, et ma lihtsalt ei julenud. Ja et ego sai väikse põntsu võib-olla ühest ühiskontsertist, mis pidi olema tuur, aga ütleme, et piirdus ühe showga, et sellest tuli ikkagi korralik kuradi ego põnts pikaks ajaks ja mul ei olnud see, et kaevame välja seda, ei, ma ei hakka enam suuri showsid tegema, teeme enne, hakkame nullist, saame heaks enne ja siis teeme, lihtsalt polnud mune, et teha kiirelt uus tuur otsa. Oleks munad olnud, ma oleks selle teinud, arvanud, et mul on kõva vend. Aga lihtsalt kuidagi sattus niimoodi, et siis tekkis see podcast järgmisel aastal, siis oli COVID vahel, mis oli väga hea mulle, ma fucking nii loodan, et tuleks uus COVID minge persse.
no ilma selleta, et su vanaema ära sureb, aga ma nii loodaks, et tuleks uus COVID. Kodus lihtsalt Zoomi kõned ainult, keegi ei kutsu miitingule, et tule koha peale. Kui ma ise pakun, siis on fine. Nina jumala tatti täis ja mul mitte mingid paberid siin. Ma ei tea, Ateenast alates mingi nohu olnud. Blank. Täiesti blank. Tuur, ja. Et siis hakkas see podcast, siis ma jõuan pointini. Siis kutsus, räägin kogu loo ära siis. The truth behind the tour study, the stand-up tour study, the truth, where it all began, how it began, my way back to stand-up comedy. Aga podcast COVIDi lõpupoole, kui vist oli fine kõik, ma ei tea, ma saaks selle üle vaadata, aga ei, siis kutsus Daniel Weinbergs mind päiksejänkudesse külla. See oli nagu esimene kontakt vist, mis mul oli nende tüüpidega üle mingi 7 aasta vist. Sest jälle, alustasime kõik koos, umbes samal ajal Rogerit ma veel ei kohanud siis, aga Ardot ka vist mitte. Aga Sander, Miikael, Harit ma ka ei kohanud siis veel. Sander, Miikael, Karl, Daniel. Nendega me alustasime suht samal ajal. Aga siis jah, pikk lugu, pidi veits pooli valima, valisin teise poole. Ja siis Daniel kutsus mind sinna podcasti, polnud neid näinud mingi 5 aastat ega midagi suhelnud. See oli nagu esimene siuke luugi avamine. Juba mainis, et tule õhtul Maigile ka, hui tahtsin minna. Ei läinud. Siis podcastis hakkasin külalisi kutsuma, oli Kaarel, Jan. Eesnime pidi ütlen Jan. Uuspõld. Ja siis oli Ari. Ja siis teise luugi avamise tegigi Ari. Oli mul külas podcastis. Polnud enne seda vist. Me olime ühe podcasti salvestanud, sellest me rääkisime seal osas ka, mis on kadunud ja mis oli suht sisutühi Ari enda mingisugune podcast, enne kui need olid lahedad ja enne kui oli ka mingisugusel kuradi inkassofirmal ka oma podcasti stuudio. Ari käis lihtsalt väikse Zoom recorderiga pani selle laua peale ja ütles, et I guess see filmib. Ari, nii, salvestasime ära, mul oli mingisugune, võite üle lugeda, mingi mitu tequila shotti mul sees oli. Ari lihtsalt ei jätnud järgi seda, et ma pean minema open mic'ile temaga kaasa. Üks kõiges oli. Tegin oma mis ma tegin? Ma tegin mingid pikad Bolti-juhid. Mingisuguse selle, et just. See oli see, vist oli see, et lugupeetud taksojuht, et kui pikalt sa Kalevi koondises mängisid, sest et selle järgi, kui taha sul esiiste on lükatud, siis ja siis seal oli mingi punch. See on 7 sekundit lause lihtsalt. Aga lihtsalt, sorry, praegu jäin enda memory lane'i kinni ja siis vist tegin puurikanade mingi biti. Läks suht sitasti, Sigmar tuli kaasa, pärast seda jõin ennast täiesti segi täis Sigmariga, kukkusin prügikasti mõlki, segasin viskit ja tekiilat. Sellest rääkisin vist Joosep Järvesaarega, kes oli järgmise episoodi külaline, aga ma salvestasin nüüd järjest päevadel. Big mistake, seda pole enam kunagi teinud. Nii, siis Ari tegi selle luugi lahti, on ju. Tegin Essa, nii-öelda,
niimoodi, et kui sa paned selle nagu esimene väike siuke toiduvärvi tilk veeklaasi niimoodi, et nagu esimene see ma nüüd võin ja ma olen kogu aeg võinud käia Comedy Estonia open mic'idel, aga vahepeal see oli nagu nii hirmutavalt teine maailm, et sinna minna, siis see on see, et hästi lihtne, see on surmahirm on niikuinii esimest kuradi open mic'i teha, aga minu jaoks eriti lihtne, mitte esimest, lihtsalt open mic'i on hästi palju lihtsam teha, kui saalis on ainult võõrad. Kui türa seal üks kõige taga on mingisugune entukat täis Daniel Weinbergs käed ristis ja näed, kuidas ta lihtsalt passib sinu uut 5 minutit. Ja siis, ja siis teeb selle enda arust cool'i approval naeru, kui on midagi päriselt head. Aga kui terve aeg vait on, siis on just kui, Danil ei sobinud. Igas. Lihtsalt ei kippunud üldse minema sinna, seda nagu suhtumist ei olnud, et fucking ma olen tõestanud, et ma oskan stand-upi teha, samal ajal kui me Fopaad tegime, et ma olen nüüd näitan neile, kuidas ma tegelikult oskan, et see, et kõik minu enda välja mõeldud teooriad ja suhtumised, mis neil minu vastu on. Et jälle äratus, jah, okei. 70 tundi helisen siin. Point see, et tänu sellele, et Ari mind nagu tiris sinna reaalselt, siis sai üks nagu sild, mitte mis see põletamise vaste on, ära kustutud, parandatud. Mitte, et seal oleks mingi B-file on lihtsalt kõik, Sander on sellest rääkinud, et tema arvas, et mingi ilge jama on, aga tegelikult ei olnud mitte mingit jama ja ta oleks väga tahtnud juba ammu nagu varem hängida ja aga lihtsalt me kumbki nagu ei suhelnud sel teemal üldse, me olime oma gängides ja oli see, et kui jääb mulje, et ma kuskil ei tohtinud olla või ei saanud, siis tegelikult seda ei olnud. Ma olen kogu aeg olnud see tüüp, kes ei vali pooli ja on nii, et nagu kõigiga saame läbi ju. Ei, kõik on ju coolid, meil on ju jumala hästi kõik. Nii, siis jaa, see kõik hakkab juba varsti loogiliseks minema. Korra jäin lihtsalt, et kui ma sellest räägin. Täiesti seosetu kõrvalpõige ju, aga ei ole, alas ei ole. Vahemärge tänane osa on nagu kindlalt siuke, kus ei tule mingit highlighti nagu. See on lihtsalt, ma pole nii ammu teinud, pohhui, no pressure, lihtsalt räägime. See on nagu just chatting Twitchis on. It's just chatting, aga lihtsalt pole neid live kommentaare ja aga ma teen live kommentaarid enda peas juba endale ise ära. Nii et nagu see sama hektiline on nagu just chatting Twitchis. Mis sellest rääkisin? Aha, jah, see Jesus Christ. Tuur, et ma ei ole veel nii-öelda just! Mul ei olnud mitte mingit plaani see, et kui suur Alexela show, millest keegi tegelikult pole kuulnud peale teiste koomikute ja kõik on eludega ammu edasi liikunud, välja arvatud mina ja teised Eesti koomikud, siis mul ei olnud mitte mingit plaani. Just, algas sellest, et hei, noored inimesed, ei pea olema mingit plaani. Mul ei olnud seda, et ma lähen tõestan, hakkan nüüd tegema rohkem stand-upi, proovin huumoriklubi kuttidega läbi saada rohkem, et saaks rohkem showsid teha, et harjutada seni, kuni ma olen valmis tegema oma tuuri. Lihtsalt polnud mune ega julgust ega ego, et teha enda tuur 5 aastat. Aga lihtsalt samal ajal hakkasin tegema Comedy Estonia open mic'e, siis kutsuti mind sügistuurile, sest siis sealt kutsus juba Miikael enda tuurile, siis sealt tuli suvetuur, kõik teed nagu siukseid tihkeid 7-12 minsaseid sette. Sügistuur, Miikaeli tuur, Balderian, suvetuur, Miikaeli tuur,
Peaingel Miikael, suvetuur 2024 ja seal vahel veel igast Arjen Friendsid ja asjad. Et lihtsalt juhtus nii, et ma sain täpselt sellise stressi leveli ja vastutuse leveliga esinemisi teha, mis sellel hetkel sobisid ja mis sellel hetkel arendasid ja mida sai nagu mitu korda teha ja siis said nagu reaalselt enda naha peal tunda, et vist on tõesti nii, et 2 open mic'ist ei piisa, et Alexela lavale minna. Ja siis lõpuks täielik kuradi diivanil enda peale karjumiste sai see tuur bookitud tänu läbi koos Heleriin Metsali abiga. Aitäh sulle. Ise ma ei ole nii hea multitaskija nagu ütleme, et siin mõned koomikud on, kes nagu ise põhimõtteliselt viskiklaasi kõrval lihtsalt telo käes bukivad endale mingisugused endlasaal ja siis vaatavad, teevad oma tuurikava niimoodi valmis, et et umbes samal ajal keedad endale kuradi tatart ja kõik käib pooleldi nagu millegi muu kõrvalt. Mul on nii, et ma peaks, istume maha, täna on see bookimise päev, kus ma alustan, see pole vastanud veel, persse, ei, see on liiga palju, ehk siis jumal tänatud, et on olemas inimesed nagu Heleriin või Hendrik, kes teevad selle või nüüd mingisugused lööklaine tüübid aitavad koomikuid ja väga suure protsendi eest, aga ikkagi kokkuvõttes on seda väärt. Ja siis kattu järgmine tuur, mul on see, et üksi bussis, roolis, klapptoolid taga, ainult pubides, piletid ukse pealt ja nii see. Aga see protsent on liiga palju. Mul ei siis muidu midagi kätte. Jah, siis sai käima tänu selle ja ei olnud üldse plaanis see. Lihtsalt eks igal tüübil on see, et inimesel, et kui sa alustad stand-upiga, saad paar kuradi head show'd kätte, siis ma tahaks juba oma spetsialit filmida, oma tundi teha. Kõigil on see kuklas kohe. Aga mul küll seda distsipliini polnud, et tead, võiks ju teha, aga ma tean, ma ei ole valmis. Ma olin täiesti delulu. Oleks keegi pakkunud mulle full tundi. Pakuti ka kahe mehe show'd. Oleks keegi mulle tundi pakkunud, ma oleks, tavai, lähme. Mitte ühtegi mõtet poleks olnud, et äkki ma ei ole valmis. Ja ilmselgelt on õigus neil, kes arvavad, et äkki ma ei ole valmis või kellel see üldse pähe tuleb. Et nagu kes veidi analüüsivad ja mõtlevad, mis see on ja mitte, et tavai, anna. Anna kohe tahan, ja lae. Ja tuur läks üle ootuste hästi, eks sa nagu oleks tahtnud teha tagantjärgi, oleks võinud suuremalt teha, nii et ma tõenäoliselt teen seda nii-öelda, see on nii vastik öelda selle kohta, ma ütlen setti, muidu ma hakkasin ütlema juba, ma teen seda kava veel, aga siis sa oled kohe delulu näitleja, kes veits teeb stand-upi ja nimetab oma setti tekstiks. Nimetab oma setti tekstiks. Aga jah, ma mäletan, mul oli 4. jaanuar oli esimene show Nõmmel kultuurikeskuses. Kõige esimene oli üle-eelmise aasta aprillis, eelmise aasta aprillis. Eks peaaegu aasta tagasi, 24 oli mul Tead, ma vist räägin teile. Või jätta. 24 aprill.
vaatan kohe. Oota. Jah, 24 aprill aastal vist oli 2019 või 20. Oli meil siis Tigraniga Nina ja Vunts Alexela laval. Näpuga ei näita, võtan kindlasti enda peale ka väga palju vigu, mis seal tegime. Suures pildis ei olnud edukas, ei olnud võib-olla kõige läbimõeldum show. Mingi 1500 inimest saalis. Alguses ei jõudnud nagu kohale, et mis seal jamasti oli, aga siis kui veits sõpradega räägid, siis kuulsid, mis seal laval vahepeal toimus ja siis oled nagu perse küll ju 1500 inimest. Ja see nagu lõhkus kuradi ego täielikult ära. Et sa lihtsalt ei julgegi nagu hästi pikalt, nagu et ma nüüd võtan ja ma nüüd teen. Mul ei ole üldse seda joont kehas või iseloomus, et ma nüüd I will prove them wrong. Ma tõestan neile vastupidist. Okei, seekord failisin. Ma näitan, et ma saan paremini. Mul pole null seda kuradi tunnetan mul. Ja siis ongi, et kukudki auku veits nagu. Thank God, et see COVID tuli. Mul oli nii palju vabandusi, et mitte teha. Nüüd mul ongi perses, sest mul pole ühtegi vabandust, et miks ma ei saa kuskil open mic'il käia või mingit show'd teha. Aga selle nagu jumal tänatud, et see kuradi lukku läks kõik. Aga nagu seda nagu kõik ütlevad, et kuule Mattis, come on, sul on ju, seal on see, sul on need followerid, sul on see, sul on nii palju tutvusi, loomulikult tee oma asi. Välja arvatud mingid pool isekad sõbrad, kes olid, et come on, teeme koos, teeme duo show. Ja siis mul oli näiteks, no aga mida sina lavale tooks? Et jah, reaalselt nagu 5 aastat vist. Mõtled, et teeks, perse on nii läheb perse nagu. See on nagu siuke PTSD jääb sellest ühest sitast show'st 1500 inimese ees. Et see nagu ei loomulikult tahaks teha ja tõestada, et nagu tegelikult see ei olnud päris mina see show. Aga nagu see hirm, faili nagu ja motivatsioonipäev ma ütlesin aega, see hirm lihtsalt läbi kukku uuesti nagu, et see ei jälle ma ei tea, kas on üldse tark rääkida neid teemasid nagu nii olla nii transparent oma kuradi hirmudega. Võib-olla peaks lihtsalt jätma rohkem sellist big cock energy't lihtsalt jalakuks lahti ja pohhui. Tuus tuur oli. Aga ei, suva, siin me räägime ausalt. Et sul ongi kartus, et mis siis saab, kui paned ürituse üles ja ühtegi piletit ei lähe. On ju? Ja sa ei saagi enne teada, kui sa ei pane üritust üles ja siis sa tead, et kedagi ei koti, sina ei koti enam mitte kedagi näiteks. Aga see on jälle nii loll. Kuradi ego hirm. No mis siis on, kui sul ei ole adapteeru siis, Ei pane kuradi Alexelat müüki siis. Igatahes, 24 aprill oli Nina Vunts, 5 aastat mööda ja ma panin enda jaoks, panin oma selle sodi, nii-öelda sodi set testimise show tegin kinomajas aasta tagasi. Ma panin enda jaoks selle sodi oma esimese stand-up seti tunni testimise show
kuupäevaks 24. aprill. Lihtsalt enda jaoks, täpselt 5 aastat hiljem pärast seda ninavunsi suurt põrumist panin oma show samale kuupäevale. Mõlemas kontekstis väga naljakas, et 24. aprill on ka Armeenia genotsiidi nagu siis Memorial Day. Esimesel show'l tegin koos armeenlasega, ilmselgelt tüüp veidi liimist lahti, kui see oli 100% sellepärast, et Armeenia genotsiidipäev oli. Mingeid muid põhjuseid ei olnud, et veidi liimist lahti oldi. Ainult see, et 24. aprill. Ja siis minu sodi ajal teha list. Hei, tere tulemast vaatama oma esimest 3 tundi sodi, täna on Armeenia genotsiidi Memorial Day, ma ei tea, mis selle eestikeelne nimetus on, Memorial Day, ma hakkasin ütlema tähtpäev, aga see ei ole ju mälestus päev või? Jah, ma ei tea, kas ma seda rääkinud olen, mingite asjadega mul on see, et okei, see jätta endale, sest muidu see tundub mingi pretensioonikas, jälle mingi kuradi PR trikk või midagi, ma mõtlen alati üle nende asjadega, et kui midagi nagu isiklikult justkui rääkida ära, et siis see kaotab oma võlu ära. Võib-olla nüüd kaotas ka ära see, aga ma ei tea. Praegu tuli pähe ja jagasin siis teiega ka, võib-olla ma olen selle juba täispeaga mingis teises podcastis ammu välja öelnud ja ma lihtsalt ei mäleta. Aga tükike siis minu siirast sisemaailma teile, et mul oli kartus, et ongi see, et sa ei tea selle puhul ka, et paned enda jaoks selle sama kuupäeva, et on nagu justkui märgiline või sümboliseerib midagi ja pead sellest nüüd üle olema, aga loomulikult oli sama kartus see, et kui ma nüüd siukse kontsepti enda peas loon, siis on ju see määratud failima nagu, see uus show. Ma olen nii tuus vend, mul on mingisugune mõtted, et see peab mingisuguse needuse maha võtma oma kuradi ja ego august välja kaevama. Panen siukse teema endale peale, siis on full koera sitt show ja siis see oli kindlalt sellepärast, et ma panin 24. aprillil, ja ma poleks seda kunagi maininud enam. Aga kuna läks hästi, siis on nii, et ma panin 24. aprillile selle, sest et siis see nagu full circle ja nagu earth ja mother nature. Fucking hell, aju on jumala peetrais. Earth ja mother nature. Tegin aprillis ära show. Oktoobris hakkasime Eleriinuga sättima kuupäevasid. Ja kui sa oled edasi skippinud, et vittu küll mind ei koti see tuur, siis sorry, me veel räägime sellest. ESA show läks 4. jaanuarile. Suur viga. Enda pidutsemisajaloo pealt peaksid teadma, et 1. ja 2. jaanuar läheb niikuinii maha kandmisele. Ja siis kui sa 3. sellel kuradi pohmelliga ärkad ja tead, et homme on su elu esimene stand-up 3 tund mingisuguse 150 inimese ees väga lahedas Pärnu Nõmme kultuurikeskuses, siis ma olin reaalselt siukses asendis niimoodi diivani peal täiesti värisedes karjusin enda peale, mida fucking vittu sa tegid, sa panid omale kuradi tuuri paika, sa ei osa valmis, keegi ei tule, sa ei taha, sulle ei meeldi. Nagu täielik breakdown oli korraks ja proovid mingid kuradi Balderjani tilkasid ja ma ei tea mida ja siis muidu ma olen hästi cool vend ja enesekindel ja ma tean täpselt, mida ma delivery ma tulen ja mul on jalaga ukse lahti, aga lihtsalt see köögipool on see, et sa oledki kuradi üleni higine loote asendis ja sa oled, mida vittu ma tegin. Aga siis avastasin, et mul on pigem kogu aeg see viga olnud igast suurte asjadega on see, et ma ei mõtle neile. Ma kogu aeg olen nii, et ma veel
mul on, siis on ülehomme tegelen, siis ma saan istuda rahulikult maha ja siis mõelda seda, aga siis sa oled nagu need kogu see aeg selle ülehomseni, kui sa märkmikuga maha istud või mis iganes, sa ei pea, noh, et ükskõik mis see projekt sul on elus, mis sind närveerima paneb. Et seni, kuni sa ei mõtle sellele ja oled pannud endale mingi tuleviku kuupäeva või aja sellele mõelda ja sa ei ole liiga osklik kompartmentaliseerimises ja õige sõna, siis sa ikkagi, minu puhul vähemalt, ikkagi mõtled 2 päeva sellest ja sul on kogu aeg mingi kivi rinnus, sest sul on paanika, sest sa ei mõtle sellele asjale, mis sa hakkad mõtlema 2 päeva pärast, sest siis on see perfektne aeg, millal sellele mõelda. Ma sellega õppisin nüüd selle tuuri paanikatest ülesaamisega, et kogu aeg pead mõtlema sellele. Alusta juba vaikselt nagu. Iga kord, kui sa närveerid selle pärast, siis juba mõtle sellele. Kui sul on aega päevas 2 tundi näiteks päeva jooksul nagu olla niimoodi, fuck, see tuleb varsti, fuck, see varsti tuleb. Selle on sul öelda, fuck, see varsti tuleb, siis mõtled, okei, mis ma seal teen? Siis oli see, pane juba kirja asju, mõtle ette juba, ela seal sees juba. Mega hästi aitab. Motivatsioonipäev Mattias Naaniga, aitäh, et kuulate. Aga ja see nagu nii suur, täiesti teistmoodi, kõik täiesti teistmoodi. Ja nüüd ainuke lootus on see, et see okei nii-öelda populaarsus sellel tuuril ei olnud ainult sellepärast, et see oli mu kõige esimene. Sest et siis mul on putsis. Siis on see, et kui see oli ainult see põnevus sellepärast, et see on esimene stand-up tuur Sodi by Mattias Naan, performed and written and directed by Mattias Naan, siis edaspidi mul on putsis, sest et siis ta ju teistele ei tule ju enam. Aga õnneks rahvas suht möörgas naerda. Hästi naljakas oleks, kui ma saaks öelda nüüd kohe puusalt välja arvatud, aga tegelikult vist oli jumala hästi. Tegime ajaloo esimese stand-up show Lasnamäel. Eesti stand-up show Lasnamäel. Äkki seal on käinud mingi Tondirabas, mingi Reitsilt vene koomikuid võib vabalt olla. Kui see Kirkorov ära keelati, siis tuli mingi koomik hoopis. Essa show Lasnamäel, Essa stand-up siuke nii-öelda siis keldrist alustanud stand-up koomiku show Pirital, Pirita Vabaaja keskuses, mis me veel uusi lahedaid tegime. Siis kus rohkem ei olnudki või? Siis Privees show, issand. Oh my god. Ma tean, paljud arvasid, et see on mingi nali. Ma paarilt sõbralt kuulsin, et see oli, nad arvasid, kes ööklubis teeb. Te ei ole käinud nagu Essa koht Eestis, kus ma nägin päriselt stand-upi, oli klubi Prive, kes pole käinud, tõenäoliselt te olete siis sündinud something 95 alates. Mega ilusas, mega heas asukohas, hästi hea vaibiga, veidi liiga väike, aga jah, Prive oli the shit. Seal vist Pirita ja Prive olid minu jaoks lemmikud. Ja siis kõige horrible show oli teine Kaja Kultuurikeskus, sest seal mul oli, ma teadsin, oleks need üllatuse teinud, aga ma teadsin tänu ühischatile, et 10 mu sõpra on ka tulemas. Ja nad jagasid chati pileteid ka ja ma teadsin, et on 3. reas. Mul oli nii, et mida fuck. Ja selle puhul oli hästi kui sul on sõbrad publikus, siis kõik koomikud, kes te hate watchite praegu, siis see oli minu esimene selline tuur, las ma räägin sellest.
võite mulle saata cut-out'e sellest, et kui nõme see on või mis iganes. Ma olen nii küüniline ja pessimistlik. Ma arvan, et ma eeldan, et keegi viitsib vaadata seda ja mõelda, Mattias, võib-olla veits liiga palju võtad siin sõnateemade puhul, mis sinu jaoks olid esmakordsed. Oligi esmakordne. Sellepärast ma jagangi siin asju. Minu meelest oleks aus. Jah, kui ma tean, et 3. reas on sõbrad umbes, kus nad istuvad, panin saali veidi rohkem kotti, et ei peaks nende nägusid nägema, aga siis on ikkagi, sa keset setti kuuled, et nüüd naeris see sõber. Nüüd see sõber ei naernud järsku. Selle peale plahvatas hoopis see sõbra naine naerma. Või sõbra naine on selles gängis, ma ei saa öelda, sest et seal on kõik sõbrad. Sest et nagu me oleme suht equally sõbrad, ei ole nii, et keegi tuli oma naisega ja selle idega ma ei viitsi suhelda. Et igat nagu eraldad ära kõik sõbrad naeru järgi ja sul peas käib kogu aeg mingi kalkuleerimine samal ajal, kui sa setti teed, et Joosep nüüd ei naernud. Enne naeris jumala kõvas, mis siin, see nüüd ei meeldi talle või? No nüüd hakkas, nüüd naerab Triin, mis asja? Kuidas siis? Nüüd on see, ja kogu aeg niimoodi, miks ma valesti? Sest tal oli äkki see, ja täiesti imestama panevalt palju saab aju multitaskida samal ajal, kui sa tegelikult laval oled ja nii-öelda, nagu näitlejad ütleks, esitad teksti. Jah, mega. Kõige üks asi veel ja siis liigume edasi. Kõige retsim kogemus oli Tartu Vanemuise väikses majas. Esiteks jälle üldjutuna vahele, et see kuradi kartus ja mis iganes värin ja paanika, mis mul oli selle oma esimese tuuriga, siis see, mis tegi veidikene või võib-olla suures pildis väga fucking palju lihtsamaks selle, oli see, et te olite ostnud suhteliselt enamus nagu peaaegu kõik saalid sai välja müüdud. Väiksed ruumid aitab alati, saad panna rohkem sold out silte. Veidi vähem showsid, saad panna rohkem sold out silte, aga ikkagi mingi 15 showd kokku ja vist nendest 15-st 13 olid välja müüdud vist või 12. Nagu, kes loeb? Who's counting? Kõik loevad. Et see tegi nagu nii mitu tuhat korda tõenäoliselt lihtsamaks selle. Kui mul oleks olnud veel see, et nagu saadki aru, et mitte kedagi ei koti ka, et miks sa nii palju showsid panid, siis ma oleks tõenäoliselt ära jätnud selle tuuri, sest see nagu reaalselt, ma ei taha jälle valesid väljendeid kasutada, aga see kuradi mitte paanika, või paanikahoog, see on mingi muu asi, on ju. Aga nagu reaalselt see on nagu mida ma tegin, fuck, nad ei tule ju türa, sa ei oska üldse teha, nagu vittu külda putsi, fucking hell, nii okei, see on välja müüdud, siis on ju kõik kohal, nad näevad, kuidas mul ei läheb putsi ju kõik, vittu, ehk et kui kellelgi on veidi mingisugust ego või asja üle või oskab soovitada, et hei, Mattias, su jutt kõlab täpselt nii, nagu sul on vaja testosterooni ravi või midagi, siis ma ei kuulaks teid niikuinii, ma pean ise selleni jõudma. See elu on näidanud seda, et kui keegi ütleb, et tead, hakka külma duši võtma, siis läheb elu peale. Ma jõuan ise selleni. Küll ma ise selleni jõuan. On ju nii, see absull. Kõrvalt näinud, kuidas mingitel baaridel on, mul ei tule lihtsalt praegu näidet meelde, kus mul endal on olnud, aga hästi tüüpiline on ju see, et mingisugune mees palub oma naisel või naine palub oma mehel teha midagi või hakata midagi tegema, et kuule, et aga see võiks, äkki prooviks nii, et teeme mingi
suhkruvaba dieedi või midagi, et ärme tarbi suhkrut, näiteks nädal aega vaatame, elukaaslane ütleb, siis mees on nii, et fucking vitu, kus ma selle aja võtan, mul on nii paljudes toitudes suhkur sees, ma ei hakka tegema. Fuck, pohvi see. Ja siis mees kuuleb kuradi Joe Roganis mingit unespetsialisti, kes ütleb, et suhkrudieet on rahutule unele kõige parem ja siis mees on nii, et kuule muisu, ma vist hakkan tegema suhkrudieeti. Naine on nüüd ma pool aastat tagasi ütlesin, et teeme. No, aga nüüd ütles mingi väljaspool meie suhet inimene seda sama asja ja siis mulle jääb mulje, et ma nagu ise tegin selle otsuse ja ma olen palju vastuvõtlikum sellele, et see oli minu isiklik otsus, mitte see, et see oli miski, mis sa tahtsid ühiselt teha. Ja siis, kuhu sa lähed? Miks sa mu asju rõdult alla viskad? See oli hästi tüüpiline. Ja, Tartu, välja müüdud, väike malemuine, nagu jälle imeline tunne. Siis, mul on hästi oluline oli see mingi ajastamine, millal ma söön. Ei hakka detailidesse minema. Esinemispäeval see, mis mu kehas toimub, hullumeelsus. Niimoodi, et see oleks nagu kuskil veepargis ja siis on need torud, on ju. Ja siis muidu on nagu niimoodi hei, inimesed sõidavad läbi, mõnus, kõik toimib. Aga siis kui on esinemispäev, siis lähevad 10 tatti korraga ühest torust alla, siis üks paks tüüp jääb kuhugi kolmandasse kinni, siis sealt, kus siiru-viiru on, sealt tuleb ots lahti, keegi lendab välja sealt. Adminne pole, vetelpäästajaid pole, kõik upuvad, kõik lendavad 7 kesi kuskilt alla ja üks toru on lihtsalt vett täis. No, ma eeldan, et saite paralleelile pihta. Et siis mul oli väga vaja ajastada seda, mida ma söön ja millal ma söön. Ja ma mul läks meelest ära, et on pausiga show. Ei olnud pausiga show, mida sa ajad? Oota, siis ma olen kogu aeg valesti arvanud sellest. Igatahes ma vist sõin mingisugune kell 2 või 3 vist. Mul oli not sponsored, aga järgmine tuur võiks olla sponsored. Igal esinemispäeval ma sõin Popist tellitud kanakaussi. Väga postait. Pop on Komeedi tänaval vist või Kosmose või midagi seal uues maailmas. Super teema. Siis saad aru, et veidi võib-olla on OCD, mõni inimene võtaks sarnaseid kausse erinevatest kohtadest, aga mul on nii, et toimib see, sööme ainult nüüd seda. Ja siis sööd seda umbes 2 või 3 või 4 paiku. Jälle, sorry, kui sa oled edasi kerinud, ikka räägime tuurist. Võid veidi veel edasi kerida. Võib-olla ei räägigi millestki muust on läbi juba siis, kui sa loodad, et sõin täpselt mingi 3 ja 4 paiku või 2-3 paiku, et siis on nagu piisavalt läinud aega mööda, aga sul pole veel seda nälga. Et saad minna nagu õige vaibiga lavale. Et ei ole mingit äsja sisse hingatud kuradi Milky Way efekte kehal. Tartu show'l korraks tundsin, et kuradi keha on veits siuke nõrgemapoolne. Mõtlesin, et ma panen igaks juhuks omale mingi batooni või šokolaadi kuskile lava kõrvale. Ma ei tea, kust see tunne tuli või mul oli see juba ühe korra tegin äkki enne seda. Lihtsalt just in case. Full Benskari jutt. Ma mõtlesin, ma panen šokolaadi endale kõrvale. Enne kui peale läksin, Maria oli veel laval, ma mäletan, läksin Backarisse, hakkasin võtma meie sealt nii-öelda kastist, kus meil asjad on mingid barbellsi batooni. Siis Sass ütles, et sa lähed laval seal. Ei, ma ütlesin, et äkki igaks juhuks, kui kõht liiga tühjaks läheb või midagi, siis ma saan võtta selle või et mingi äkki haprus tekib. Vot nüüd tuli meelde, Lasnamäe show'l korraks oli see, et fuck. Enne lavale minekut Lasnamäe show'l, siis mul oli see, et ma hakkasin
paaniliselt otsima mingit suhkrut või šokolaadi, sest ma nagu samal ajal kui Ardo või Puntso vist laval oli enne pausi, siis ma tundsin, et ma olin backeris ja mul hakkas nagu, no et ma ei ole kunagi kokku kukkunud, aga täpselt see tunne, et okei, varsti vist läheb pilt tasku nagu. Veidi paanika ka, pereliikmed saalis, uus suht suur saal, paarsada. Ja see nagu tundsin, et oh shit. Ma ei taha öelda veresuhkur, sest siis ma reedan, et ma olen päris vana inimene, aga tunned, et midagi on off kehas. On ju? Ja siis Marial olid õnneks mingisugused kummikommid, kus oli veidi šokolaadi peal, tõmbasin mingi 4-5 tükki neid sisse, läks paremaks, show tuli super hea. Ja thank God, et täpselt sellel show'l mu kursakaaslased olid, et mu pereliikmed seal olid, et mu üks sõber seal oli. Nagu poleks saanud paremini minna. Keit Eero oli seal ka vaatas. See oli ka üks lemmikshowdest. Seal mul oli jah see, tuli nüüd meelde, et see on, et miks mul oli see endal meelest läinud, praegu tuli õnneks meelde, ma pikalt mõtlesin, et mul oli mingi kõrgemalt poolt tulnud signaal, et pane see batoon omale lava kõrvale, tuli nüüd meelde, Lasnamäe show'l väike oht oli, mõtlesin, et ja siis Tartus enne lavale minekut Maria oli veel peal, mul oli vist 5 mintsa aega või midagi, läksin sinna, et batooni võtta ja kuradi jumal tänatud, et Aleksander Eeri Laupmaa on siuke inimene, kes läheb iga teemaga süviti. Hakkasin võtma mingit Barbellsi kuradi Coconut Creamy Cheese Fest batooni või mis iganes need nimed on. Ja seletasin ära, miks ma võtan, mõtlesin mul Lasnamäel hakkas see pilt sõitma, et mõtlen igaks juhuks, et äkki siin juhtub ka midagi sellist, äkki laval on ju, kohe paranoia, niikuinii juhtub laval, siit täis ennast kukud kokku. Ja siis võtsin selle Barbellsi ja siis ütlesin Sassile, mille pärast, ja siis ta küsis ja siis Sass ütles, et oota, aga võta see mingi muu, seal pole suhkrut, Barbellis pole suhkrut, see ongi nagu mõte, et see on mingisugune pigem mingi, ma ei tea, mille batoon, see on siis proteiinibatoon või midagi, et seal on nagu kas 0 suhkrut või hästi väike protsent suhkrut. Fitness! Ja siis võtsin hoopis mingi Kalevi pähkli batooni, kus on šokolaad peal, jätsin selle sinna, bla bla bla, akside vahele kuskile, lähen lavale, Maria kutsub peale, välja müüdud väike vanemuine, intro naljad ära, veits paar bitti, vist 7. minutil umbes, ma ei ole üle kuulanud seda, sest see on väike ebamugav tõenäoliselt kuulata. Mingi 7. mintsal tunnen, et tekib see nagu laval olles sa tunned, et nagu filmides veits see, et see on nagu pilt nagu veidi hakkab tunned, et ei kuule väga midagi, fookus on nagu ühes kohas, kõik ülejäänud äärtest läheb uduseks, niimoodi ei tea, on see, hääl hakkab veidi värisema, siis on see paanika, et vittu, mida ma nüüd teen, raisk. Räägid edasi, paar seda tõenäoliselt seda kohmetut ja siis, kes seal oli, võite kommenteerida alla, kuidas see nagu publiku seast mõjus, aga mul oli reaalselt, ma ei osanud muud teha, ma lihtsalt ütlesin, okei, vabandust, ma pean vist batooni võtma. Mul on siin peidus üks batoon, hoiad mikker käes, kõnnid siin aksi vahele, tänk ka, et juhe ulatus. Aksi vahele tuled mingi Kaleviga tagasi sealt samal ajal nagu full paanika, avad seda, proovid rääkida mikrisse samal ajal, et panin siia igaks selle, et kui ma oleks praegu pildi taas, ma isegi mäleta, mida ma fucking rääkisin seal. Õnneks tuli mälud mikrisse, kõige lemmikum asi, kui sul kellelgi seal misofoonia oli või mis selle nimi on, käsi jäi niimoodi, nagu ma räägiks siia mikrisse, päris fucking haige. Sorry selle eest, et ma mikrisse matsutasin, aga lihtsalt tunned nagu see, et selle matsutad ära, tunned nagu, ja juba nagu 2 mintsaga kohe kõik korras. Ja siis jätkad, õnneks tuli veel paar suht okei triffi selle batooni ja Kalevi kohta, lõpus tundsin 10 mintsa, kui oli veel teha, mul tundsin, et persse, ma pean 1 ampsu veel võtma või. Sest jälle korraks läks nagu nõrgaks olemine, aga siis mõtlesin, fuck it, power through raisk, jalaga uks lahti, ma ütlesin, no.
nii et jah, see oli siuke ja siis edaspidi igasse kohta ainult mingid kirjukoerakommid igale poole akside vahele peidad asjad ära. Ma ei tea, peaks võib-olla minema teste tegema, et kust, mis on, aga tegelikult tean, millest see tuleb. Oota. Aga nüüd ma tunnen, et mul on haige janu. See ka, pärast räägin sellest ka veits. Spotify kuulajatele. See ei olnud õlu. Praegu on minu jaoks 10:48 pühapäeva hommikul. See oli uus mullivesi Eesti turul nimega Piss. Piss mullivesi. Nii, mul on teooria, et mul ei ole mingi varsti algav suhkruhaigus selle pärast, vaid mul on ma veits keerasin oma mingisugused indikaatorid ja sensorid perse vist kehal, siis kui ma aasta aega tegin intermittent fastingut, nii et aitäh, Andrew Huberman. Mega hea enesetunne oli enamus ajast. Keiduga vist rääkisime või selle Konsapiga rääkisime ka podcastis sellest. Kuidagi, minusugusele ülesööjale väga hea süsteem, et sa 6 või 8 tundi päevast sööd. Miikali, peaingel Miikal ajal vist alustasin või Balderiani ajal alustasin. Igatahes mingist hetkest alates aasta ja siis oli see, et ma vahel sõin alles mingi kell 3 või 4, kui on esinemispäev, siis sööd alles kell 3 või 4 puht selle pärast esimene kalor siis nagu, mitte esimene toidukord. Kohv on must, mullivett jood, heal juhul paned veidi soola vee sisse, et saaks elektrolüüte. Esimene päris kalor tuleb mingi 5, 3 või 4. Ma tegin nagu esinemispäevadel tegin nii ekstreemselt, sest et kui teed selle 8-tunnise tiiru, siis oli lihtsalt see, et meil oli kogu aeg pärast show'd oli söömine ja tahtsin nagu koju jõudes ka süüa pigem. Mitte seda, et sa sööd umbes kell 6 viimase toidukorra ja siis pead minema nagu lavale suht mingi punnis kõhuga ja siis pärast nagu siis, kui teistel on häng ja mingisugune tanklapurksi söömine, siis olen nii, et mul on see intermittent aken läbi, nagu ma rohkem ei saa täna süüa. Eks ma pigem tegin seda, et ma näilutasin ennast 3 või 2, 2 või 3. Sõin Essa kalori seal ära, tegin show ära ja siis sai pärast veel nagu nii-öelda dinneri süüa, kas siis kodus või on the road. Väga lahe süsteem oli. See alguse, see kuradi, et kui ärkadki mingi 10, siis see 10 3 mitte söömine tegelikult suht lihtne pika peale. Mullivesi või mingi vesi lihtsalt väikse soolaga, jumala aitas, kohv aitas. Ja nagu tegelikult oli jumala hea olla, mul oli seedimine parem ja mis iganes. Aga see, mis juhtus, oligi vist minu teooria, on see, et mu keha ei tunne näljatunnet enam. Mul on see kadunud, et ma ei ole nagu pahur, et ma pean nüüd sööma, muidu ma ei saa. Nagu see tüüp, nagu ma olen nii ketasse, kui ma nüüd mingi sõber on nagu halvas tujus ja peab võtma mingi ampsu kuskilt. Võib-olla ma, nüüd ma mõtlen, kas see on ka ju klassikaline pommellipäev, et me oleme juba sellest rääkinud suvaga. Nii pikk paus on sees ja ma olen seda öelnud ka 1000 korda siin, et nii pikk paus on sees, ma ei mäleta, kas ma olen rääkinud. Nii et tere tulemast podcasti, mis räägib podcasti tegemisest. Lahe. Mu keha ei tunne vist näljatunnet enam. Seda, et nagu, ma pean, anna mulle midagi. Siis kui meil on mingid ühisprojektid ja kuskil mingi inimene on, nii et ma pean enne sööma, ma ei saa teha, siis ma ei saa enam aru sellest. Nagu mida vittu sa vingud nagu? Kannatad ära, teeme ära, nagu, ei ma pean enne sööma. Muidu mul on pahur. Fuck off. Türa küll, võta kokku ennast. Seda tunnet mul ühesõnaga ei ole. Ma lihtsalt tunnen, et nagu vist peaks nüüd sööma. Ja sealt tekkiski tõenäoliselt ka see, et oleks mul nagu see sensor paigas, siis ma oleks juba ammu enne Tartu show'd nagu tundnud, et fuck, nagu et oleks see, et okei, mul on vaja, tellin mingit kuradi, teeme väikse takeaway, võtan slice'i pizzat, sest mul on kõht nii tühi, ma ei saa minna niimoodi laval. Nüüd on lihtsalt see, et vist on nagu kuidagi kabras tunnelist
lähme vaatame siis keha on ja et nope, see polnud ainult habras tunne, sa paned pildi tasku, sest sul pole mitte mingit suhkrut kerest läbi käinud viimased kuradi 6 tundi, noh. Sa ei saa niimoodi olla stressirohkes olukorras. Huop! Nii et mina veidi arvan, et koer on sinna maetud. Et see on nagu suhe selle näljatundega. Praegu ma tunnen ka, et ma olen tegelikult juba olnud 3 tundi üleval. Ma olen joonud ainult vett ja musta kohvi. Nii-öelda see 2 aasta tagune mina oleks praegu juba ammu see, et türa, ma lõpetan ära selle salvestus, ma ei saa tulla enne, kui ma söönud pole. Kõht jumala tühi, eile õhtul ma ei söönud ka hilja liiga palju, nii et ma olen täiesti õigustatud, et ma toon, et kogu aeg oli see, et ärgates kohe tahad süüa nagu. Nüüd on see, et ma tegelikult see, no, ma enam ei tee seda intermittent vahel mõnel päeval proovin jälle, aga mitte nagu tihti, aga see on siis ajastatud kindla ajaraami toitumine. Kindla ajaraami sees toitumine. Ja mis? Mul vist praegu tuli meelde, mul oli mingi pitt ka selle kohta, aga kuhu see kadus? Kas ma ei tee seda enam või? On see mul mingis märkmikus? Mul mingi 7 märkmikku ära kaotan. Ja ma pool naljaga ütlen, et 7 märkmikku ära kaotamine minu jaoks on 6 bitti ära kaotamine, sest et 1 märkmik oli tühi nagu. Või jah, 7 märkmikku, nii on parem, 7 märkmikku ära kaotamine minu jaoks on 2 bitist ilma jäämine, sest 5 märkmikku olid tühjad üldse. Ja ühes oli 1 bitt ja teises oli teine bitt, mis ei toiminud. Nii et veidi teie ka, oota ei, ma pean nii panema ikkagi. No ikka, kuskil pole logo näha. God damn it, mul on nii sitasti tehtud. Spotify kuulaja. Ja see on niikuinii välja kropitud pärast. Kui mõni kuulaja on spetsialist toitumises või kui keegi on meditsiinis töötab ja sa tunned praegu ära samal ajal, kui sa mingit mega keerulist ajuoperatsiooni teed, ma otsustasid podcasti peale panna sinna operatsioonisaali. Võid mulle otse kirjutada, et kui sa oled äkki näinud midagi sellist ja need sümptomid viitavad millelegi muule. Äkki on mingi kuradi ESA-faasi suhkruhaigus või mis iganes see, et või oleks ma äkki pidanud enne uurima, et äkki igale inimesele ei sobi intermittent fasting. Ma tean, et iga kuradi soovitus, mis tundub hästi paljude jaoks nagu ma veidi, mulle meeldib mõte sellest kuradi karnivoori dieedist, sest noh, lihtsalt igav on, tahaks mingit tahaks korraks, ei, see on see, ma olen liiga igav inimene ja siis ma võtan erinevaid dieete ette. Lahe, mullivesi, jumala hea mõte podcastis. Et karnivoori dieediga ka hästi palju on nagu justkui infot, et see on hästi hea sulle, aga lõpus on ikka see disclaimer, et enne aruta oma perearstiga või mis iganes intermittenguga. Aga me ju teame kõik, et see perearst naerab välja selle, ütle, et ei vaata seda püramiidi, toidupüramiidi, sul peab olema lihtsalt kiudained, seal on see valgud saad seal on see proovi veidi vähem suhkrut ja valgu. Ja aga ma tahan seda lahedat asja teha ju. Karnivoori. Ma tahan TikToki video teha, kuidas ma praemuna ja sealiha söön. Come on! Lase mul olla mina. Või nagu ilmselgelt nagu klassikalise meditsiiniharidusega inimene võib-olla ei toeta seda intermittent. Sest noh, lõpuks see ongi see, et tegelikult on see baasteadmised, nagu Konsap ütleski, baasteadmised on ju on lihtsalt see, et kõik dieedid taanduvad sellele, et sa siis tellid vähem toitu, sa pead reguleerima, sa pead mõtlema toidule rohkem, kui sa näiteks toimib iga asja puhul, kui sa lähed veganiks, sa pead hakkama mõtlema, mis sa rohkem sööd, kust seda saab, sealt ringiga jääb see, et sa tõenäoliselt väga suure tõenäosusega sööd ju vähem siis või sööd reguleeritumalt kindlatemal aegadel, sa ei saa iga õhtu mingi no saad küll vegani variante on juba palju, aga ütleme, et see karnivoori dieet restos tellimine tundub nagu mega tüütu, sa lähed kuradi ükskõik mis steakhouse'i, sul tuleb
hinna sees on ikka mingid friikad ja siis iga kord, ei, kas friikate asemel saaks nagu rohelist uba ka või mis, ei meil seda ja aga kas te panete mingi kindla õliga seda või on või seal peal või mis teil seal peal on, ai me paneme ühte ploomikastet, kas selle ploomikastmega saaks nagu nii, et ma olen vaata see karnivari dieet, et kas ploomikastme saaks äkki ära jätta, sest et me ja siis lõpuks teed ise kodus, portsjonid on paigas, limiteerid asju, intermittenguga veid sama, et sa näiteks õhtul ei lähe välja, sest kui tuuriaega ei olnud, Miki tuuriaega, siis ma ikkagi tegin nii, et ma umbes 11 sõin ja kell 7 enam ei söönud. Aga kohe, kui on mingi sõpradega dinner, siis ei saa süüa, sa ei saa minna, sa ei saa niisama, no põhimõtteliselt juua ka ei tohiks pärast seda, selle vastu ma rikkusin väga palju. Ja vittu ma räägin. Et tõenäoliselt traditsiooniline meditsiini inimene niikuinii sülitaks nende dieetide peale, sest need on mingid trendi asjad, mis on lihtsalt nagu siuke peibutis, ei, tule siia, siin on lahe, ei, aga need serveerivad samad vahel eesmärki, aga lihtsalt võib-olla klassikaline lähenemine oleks see, et lihtsalt tee omale selgeks, mis ained on, mida sul on parem rohkem süüa, mida sul on parem vähem süüa, kontrolli oma portsjoneid, ära söö pärast kella 7 või 8, kõik. Sa ei pea tegema sinna mingit intermittent fasting, carnivore diet, sest kõik need kuradi säilitusained või mis iganes need pahad asjad on või need keemilised asjad mingites Ameerika saiades või midagi. Motivatsioonipäev, toitumine, elustiil ja life. Toitumine, elustiil ja life Mattias Naaliga. Oot. Ahah. Kui sa oled terve selle salvestuse ajal vaadanud, et kuradi, ma ütlesin paksuks läinud. Siis oota. Jah, siis see on, ma pulkin praegu. Kindlasti ei ole see nagu ülesöömisest. Ja miks ma seda intermittent fastingut tegin, oligi tegelikult see, et mega kiirelt võtsin kaalus alla. Seal on kohe see vastuargument, et see on see veemass, see on war weight. Ja võibki minna 2 essa nädalaga seal mingi 4 kilo alla nagu. Sest see on see war weight. See on nagu lihtsalt kehast läheb nii palju vett välja tänu selle ajatatud näilutamisele. Aga jah, kui sa tahad numbreid näha kaalul kiirelt, siis intermittent fasting nagu ma ei ole meditsiini inimene, ma võib-olla permanentselt rikkusin oma keha ära sellega, aga kui sa tahad näha, et 3 kilo läheks, ma panen tähele, kuidas kaal läheb, see võidukaal läheb alati väiksemaks, pidevalt väiks. Aga kui sa tahad kaotada 4 kilo, ja aga intermittent fasting, ma ei ole meditsiinitöötaja, aga kui sa tahad 3 kilo saada alla, siis astu aga kaalule intermittent fasting 2 kilo 2 nädalaga. Kogu aeg 1 kilo 2 nädalaga, aina väiksemaks. Minul toimis, mulle meeldis, aga nüüd veidi on nagu maybe fucked up, maybe fucked up. Aga jah, rüüpan siin pissmullivett. Mõni on mulle juba pool etteheitvalt uurinud, et mis sul diil on nendega? Või et ja ma olen ise näinud, et mul on viimased sotsmeedia asjad on suhteliselt piss-related, et palju nad siis sulle raha annavad. Te olete laisad, kes te olete niimoodi küsinud, sest et see on avalik info. See on meie enda tehtud asi. Ma olen põhimõtteliselt nagu Ryan Reynolds. Et et võtad mingi, tema on see, kes võtab mingi nagu
äh, oota finantsraskustes Ryan Reynolds, võtamegi veidi võib-olla finantsraskustes firma, ostab sinna endale suure enamusosaluse, hakkab selle reklaamnäoks ja tõstab selle brändi tuhast, müüb maha, teenib sitaks raha. Et selles mina olen nagu see Temu Ryan Reynolds, et ma lihtsalt ise loon finantsraskustes ettevõtte. Ja see on see piss. Kui sa vaatad inforegistrist, seal on ainukesed osanikud on mina, Hendrik Puntso ja mu vend Johannes Naan. See ei ole, miks ma ei viitsiks nii palju litsida mingisuguse lihtsalt koostöö eest. Ma pigem nagu 2, 3, 4, 5 klippi. Aga sorry, seda nüüd hakkate rohkem nägema, sest et see on reaalselt meie enda beebi, meie enda esimene siuke asi. Enne kui sa juba peas küsid, jah, inspiratsiooniks oli Liquid Death, ilmselgelt. Nagu, kas see, millest me räägime? Loomulikult. Nagu lähed open mic'ile, kas su inspiratsiooniks oli Dave Chappelle või? Et sa nüüd ka nalja teed. 440 milliliitrit Eestis saadud mullivett. Sellist mullivett mitte kuskilt mujalt ei saa. Me ei tee mingit, et Haage teeb meile lihtsalt purki selle. Naa. See koht, kust me saame sealt nad minu meelest avalikus müügis pole kellegil sellist vett. Meil ei ole see mingisugune bränded asi selles mõttes, et paned lihtsalt kleepsu peale. See on ainulaadne. Jah, vastuargument. See on fucking mullivesi ainult. Jah, aga sellist mullivett sa ei saa kuskilt. Piss mullivesi. Fucking hot now. We're in the beverage business now. Ja, et kohe kui endal veider on, siis tuleb mingi meelega loll inglise keele lause, et seda võite ka tähele panna, et see on mul üldiselt siuke, kui mul ei ole muud sitta öelda, siis ma paugun midagi lihtsalt meelega halvas inglise keeles, sest siis see on just kui mingi punch. Ja kui tahad ka proovida piss mullivett, kui tahad purgi kaupa, mine piss.business. Piss.business. Ma ei teadnud näiteks, et seda veebilaiend võib olla business. Nagu muidu on EE, näiteks piss.ee mõtlesime panna, aga see piss.business kõlab nii palju paremini. Veidi segadus ajab, aga piss.business. Jälle, mullivesi podcast. Jesus Christ! See on asend ka vist. Ma peaks püsti tegema äkki seda üldse. Oi ei, peab jälle mingisugune hunniku raha siia panema ja vist sättima ümber kogu stuudio ja tegema hoopis standing deskiga. Oi pagan. Vist peab tegema. Oi ei, ma ei saa vist 3 kuud jälle episoodi teha. Igades piss.business, sealt saad tellida terve kasti. Ja ükshaaval ei saa tellida, sest me ei hakka üksikuid purke saatma. See on lihtsalt süsteem selleks, et enne kui me saame mingid jaekettide lettidele, kui me üldse saame. Mõne jaoks on see võib-olla mingi solvav sõna või midagi iganes. Seni kuni see juhtub, siis, aga kui sa tahad ühe kaupa proovida, siis Tallinnas on Jenk Barbecue, Ormoja, Korea grilli koht, kes müüvad seda. Siis on oot. Siis võid ju küsida, et kust Tartus saab? Kust nagu, et pisse siis. Keerid. Patsost, Joka stuudiost ja tõenäoliselt 3 stillist ka. Ehk et kõik Joel Ostrati joindid Tartus, nendest peaksid ka praegu juba saama või siis millalgi tulevikus. Need on ainukesed kohad, kus saad ühe kaupa võtta. Ja eks Tallinnas on meil veel paar kohta, kust saab hakata ühe kaupa võtma. Ja kui sa oled mingisugune sisseostja Prismast, siis palun kirjuta meile, anna meile nõu, anna soovitus oma bossile, et see tuleks, või kui sul on mingi väike alkopood, näiteks sipp, või mis need on, ja sa tahaks seda purgikaupa, võtke ainult ühendust, kirjutage julgelt. Piss.business on ka meil Insta, sinna kirjuta või saada info, et piss
kusi.business oli nii või kusi@bis.business, nagu küsi, me ei saanud täppitähti panna, kusi@bis.business. See ei ole nali, see on päris mullivesi, mida saab tellida. Me tegime suure vea, me panime Essal aprillil selle, launch'isime, kõik arvavad, et see on nali. Ei ole, saad seda päriselt juua. Näed, see on nagu toode, päris. Vaatame. Nii et Jesus, ma pean nüüd minema. Paljusid teemasid ei puudutanud, sai vähemalt ühe asja hingelt ära. Sorry, kui siin see tuuri jutt üldse ei huvitanud, noh, siis tõenäoliselt sa ei ole ka see, kes kuulab neid sooloosasid, aga noh, see ongi meil suhteliselt lihtsalt lakke vaatamine ja mis siis veel on ju formaat. Nii et aitäh, et kuulasid ja nagu alati canceldaga oma Patreon ära, ma saan sealt ikka veel mingid, noh küll väikseid summasid, aga ma saan sealt ikka mingid summasid ja see, mis sa vastu saad, on minimaalne, nii et cancel Patreon. Olgu, thanks, et kuulasid ja tšau.